tule siia. Tšau sõber, mina on Uku, olen Musical Kinnisvarast ja täna ma näitan ühte tõeliselt ägedat 4-toalist korterit, mis läheb üüriturule. See on värskelt renoveeritud, siin on kasutatud nii-öelda klassikalist vana vinget põrandat, siin on alles jäetud kõik see avarus, siin on hästi valgusküllane, mõnusad kaared ja seda kõike nii palju. Püsi meiega mõni minut ja vaatame üks tuuri peale. Oled nõus? Praegu ma asun elutoas. Siin on mõnus avar selline diivainurk, söögilaud 6 inimesele, kuhu tegelikult mahub istuma oluliselt rohkem inimesi. Siis see vaade kõik läbi päikse on sisehoovi. Köögis on samamoodi, kui me sinnapoole ka pärast sisehoovi vaade. Siin on suur garderoobikapp, kus on mõnus asju ära panna. Vaata siia. Mulle endale väga meeldib see, et tegelikult igas ruumis siin on mõnusad garderoobikapid, mis on iga pere jaoks hästi-hästi oluline. Siis korter üüritakse välja kogu mööbli ja tehnikaga, mis sa siin videos ka näed. Loomulikult jääb see tutus Smart TV siia sisse ja nüüd lähme vaatame köögi poole ka. Tule kaasa. Mulle endale meeldib see, et samamoodi köögis on jäetud suur aken, samamoodi siis vaatega sisehoovi. Ja see köögi avarus on nii mõnus, et see nüüd peaks küll täitma iga nõudliku perenaise soovib. Loomulikult on siin olemas nõudepesumasin, suur, vajalik täiesti. Siin nurgas on suur külmkapp, valgustust on hästi palju. Siin on siis gaasipliit, sellepärast et tõeliselt köögikokkad ju teavad, et gaasipliidi peal süüa teha on palju parem. Ja mulle endale on see, et igal pool on nii-öelda siis suured kapid, ja seda pinda on nii palju, et ütleme, et see ruumipuudust kindlasti ei teki. Kui tuled kohale, siis näed oma silmaga. Lähme vaatame edasi. Tšau, tule edasi. Ma just siin sätin patju, et mõtlen, kuidas see pildile parem jääb. Ehk siis esimene magamistuba. Siin on olemas korralik voodi, näiteks see võiks olla lapsetuba või külaliste tuba, valgusti. Siis loomulikult siin on ruumi tegelikult, et panna kirjutuslaud, sest et siin on ka siis aken olemas, ehk siis suur avaraken. Ja kirjutuslaua jaoks ideaalne koht. Siin on veel ruumid, kui panna kummutit, kui sa ise soovid juurde midagi lisada. Ja loomulikult siis suur garderoobikapp, mida siis on igas magamistoas. Mõnus. Lähme vaatame edasi järgmisse magamistuppa. Tšau jälle! Nüüd on teine magamistuba. Siin on niisugune mõnus suur garderoobikapp. Siin lausa 5 sektsiooni ja edukalt selles mõttes on see, ma ei tea, mees, naispool, kõik saab eraldi ära panna. Mulle see endale väga meeldib. See pigem on niisugune peamine magamistuba, seda on hästi suur. Ma julgen öelda, et see on 20 ruutmeetrit. Loomulikult siin 1,60 m on voodi ja siis samamoodi mõnusad suured aknad. Ja siin on nii palju ruumi. Vaata, mõtle, kui mina, suur lai mees, mahun siia vahele, seda, et siia mahub veel kummut, siia mahuks veel midagi juurde panna. Võimalusi on nii palju. Vaatame järgmisse tuppa. Tšau! Eelviimane ruum on mõru suur vannituba. Siin on hea nurk ideaalselt nii-öelda siis valamu jaoks, tualett, pesumasin koos kuivatiga ja suur vann, muilivann ja vabalt 2 inimesele. Aga kõige olulisem, mis siin korteris siis on, meil on siin sees gaasiboiler, ehk siis soe vesi tuleb gaasiboilerist, aga muidu küte on keskküttega. Kui gaasiboiler on automaatne, sina seda eriti puutuma ei pea, soe vesi tööle, see ise töötab täitsa oma ette, et sellepärast ära sina üldse muretse. Rahapsühholoogia. See on üks hea raamat.
see nüüd on meil siis 3. magamistuba või samamoodi võiks see olla kontor näiteks, sest et kontori ettevalmistus siin juba tehtud. Ja siin on samamoodi, siin on ruumi palju, see ongi 2 varianti. Kas me jätame selle niimoodi, et see on kontorina kasutusel, ehk siis see avarust on palju ja samamoodi vaatega otsa aknast välja. Mis on eriti hea on see, me oleme Tartu maantee poolsel küljel ja linnamüra see sisse ei kostu. See on ikka väga suur eelis. Ja siin on toas on nii palju ruumi, et siin võiks isegi mõelda, et kui natukene nihutada, mahub see lisaks seda diivan või voodi ja loomulikult vaata siia poole. Taas üks suur garderoobikapp, ehk siis igas toas on oma garderoobikapp. See on väga oluline eelis iga pere jaoks. Lähme vaatame edasi. Tšau! No nii, tuur ongi peale tehtud. Video on valmis, me hakkame siin kohe pildistama, aga minu küsimus on sulle. Kuidas sulle see korter meeldis? Minu arust on see väga äge, see tekitab väga vingeid emotsioone. Sest nii kõrgeid lagesid, sellist originaalsust alles hoida ja üldse korterites näha, et tegelikult on väga vähe. Aga see korter läheb üürile, kui see sulle meeldib su perele või su ettevõttele, võta minuga kindlasti ühendust. Ja Musical kinnisvara aitab teid alati. Aga püsige toredad, rõõmsad ja lahked. Olge tublid. Tšau!